tere jälle. Minu nimi on Hipi Hipsuk ja ma lugesin juba ühe osa raamatust Kääbik. Ja me jäime pooleli sinna, kus Kääbik, Bilbo ei soovinud endale külla Gandalfi. Aga siiski see juhtus. Just enne teeaega lõi välisukse kell kohutavalt rilisema ja nüüd tuli tal meelde. Kiiruga tõstis ta katla tulele, pani valmis teise tassi ja alustassi, lisas veel paar koogikest ning jooksis avama. Vabandust, et ma teil oodata lasksin, pidi ta juba ütlema, kui äkki nägi, et tulija polnud üldse Gandalf. See oli Päkapikk, sinine habe kuldse vöö vahel torgatud, säravad silmad välkumas tumerohelise kapuutsi all. Niipea kui uks avanes, trügis ta sisse nagu oodatud külaline. Ta riputas oma kapuutsiga mantli lähima nagi otsa. Dvalin, teie teenistuses, ütles ta sügava kummardusega. Bilbo Baggins, teie teenistuses, vastas Kääbik, kes oli liiga üllatunud, et selgitust küsida. Ja kui järgnev vaikuse hetk piinlikult pikale venis, lisas ta. Ma pidin just hakkama teed jooma. Olge lahked ja istuge koos minuga lauda. See oli küll veidi jäigalt öeldud, aga ta mõtles seda puhtast südamest. Ja mida sinagi teeksid, kui kutsumata Päkapikk tuleks ja vähimagi seletuseta oma mantli su esikusse riputaks. Nad polnud veel kuigi kaua teelauas istunud, tegelikult olid nad vaevalt 3. koogini jõudnud, kui kostis uus, veelgi valjem kellahelin. Vabandage mind, ütles Kääbik ja ruttas avama. Lõpuks ometi jõudsite pärale, kavatses ta Gandalfile seekord öelda, kuid ka see ei olnud Gandalf. Tema asemel seisis trepiastmel pealtnäha igivana Päkapikk ja valge habeme ja helepunase kapuutsiga. Ja niipea kui uks avanes, kargas temagi otsemaid sisse nagu kutsutud külaline. Paistab, et rahvas on juba kogunema hakanud, ütles ta, kui talle varnas Dvalini mantel silma hakkas. Ta riputas oma punase selle kõrvale ja ütles kätt südamele tõstes. Dvalin, teie teenistuses. Tänan väga, vastas Bilbo õhku ahmides. See polnud just kõige sobivam vastus, aga rahvas on juba kogunema hakanud, oli ta pea puha segi ajanud. Talle meeldisid külalised, aga talle meeldis neid enne tunda, kui nad külla tulid. Ja pealegi eelistas ta neid ise kutsuda. Teda haaras kohutav aimus, et kookidest võib puudu tulla. Ja tundes enda kui võõrustaja kohust, oli ta valmis seda täitma kõigist piinadest hoolimata. Väga võimalik, et ta peab ise ilma jääma. Astuge edasi, joome tassi teed, suutis ta lõpuks öelda, olles enne sügavalt hinge tõmmanud. Kui teil midagi selle vastu ei ole, armas härra, siis jooksin parem õlut, ütles valge habemedga Dvalin. Aga kooki võtaksin hea meelega, moonikooki, kui teil juhtub olema. Küll ja küll, kuulis Bilbo end oma üllatuseks teatavalt. Ning juba kandsid jalad teda keldrisse õlletoopi täitma ja sahvrisse, kus ta võttis 2 ilusat ümmargust moonikooki, mis ta pärast lõunat õhtuseks maiuspalaks küpsetanud oli. Kui ta tagasi jõudis, ajasid Balin ja Dvalin laua ääres juttu nagu vanad sõbrad. Tegelikult olid nad vennad. Vaevalt jõudis Bilbo õllekannu ja koogivaagna neile nina ette lükata, kui kõlas vali kellahelin ja teine takka pihta. Seekord on kindlasti Gandalf, mõtles ta mööda koridori ukse poole puhkides, aga ei olnud. Oli veel 2 päkapikku, mõlemad sinise kapuutsi, hõbevöö ja kollase habemega.
mõlemal oli kaasas tööriistakott ja labidas. niipea kui uks paatus, olid nad kopsti sees. Bilbot ei üllatanud see enam peaaegu üldse. millega ma võin teile kasulik olla, aulikud päkapikud, küsis ta. Kili, teie teenistuses, ütles üks. ja Fili, lisas teine. mõlemad lükkasid sinise kapuutsi peast ja kummardasid. Teie ja teie perekonna teenistuses, vastas Bilbo, kellele seekord tulid head kombed meelde. Dvalin ja Balin on nähtavasti juba platsis, ütles Kili. Lähme lööme kampa. kampa, mõtles isand Baggins. ei meeldi mulle see sõna. pean tõesti natukeseks maha istuma ja lonksukese jooma, et mõtteid koguda. vaevalt oli ta veidi rüübanud, muide nurgas, sellal kui päkapikud neljakesi laua ümber istusid ja vestlesid kaevandustest, kullast, tülidest, mäekollidega, lohede hävitustööst ja paljudest muudest asjadest, millest Bilbo aru ei saanud ega tahtnudki aru saada, sest need tundusid liiga seikluslikena. kui kill, kõll, trill, trill helises uuesti uksekell, nagu oleks mõni väike ulakas kääbikupoiss tahtnud kellapidet otsast ära rebida. üks on ukse taga, ütles ta silmi pilgutades. kui kõlina järgi otsustada, siis vähemalt 4, ütles Fili. pealegi nägime neid eemal enda järel tulemas. vaene väike kääbik istus eeskojas toolile, võttis pea käte vahele ja püüdis selgusele jõuda. või mis on õieti juhtunud ja mis veel juhtuda võib ja kas kõik kavatsevad õhtusöögile jääda. siis helises kell uuesti hoopis valjemini kui enne. ja tal ei jäänud muud üle, kui avama joosta. Neid ei olnudki 4, vaid tervelt 5. üks oli veel juurde tulnud, sel ajal, kui ta eeskojas aru pidas. vaevalt oli ta ukse käepidemest keeranud, kui nad kõik juba sees olid, kus nad kordamööda kummardasid ja teie teenistuses ütlesid. Nende nimed olid Tori, Nori, Ori, Oin ja Gloin ja õige pea rippusid nagis 2 purpurpunast kapuutsi, 1 hall, 1 pruun ja 1 valge kapuuts. laiad kämblad, kuld ja hõbevööde vahele pistetud. marssisid tulijad edasi, et seltskonnaga ühineda. nüüd võis siis seda juba peaaegu kambaks pidada. mõned nõudsid heledat, mõned tumedat õlut, üks tahtis kohvi ja kõik soovisid kooki. nii et mõneks ajaks jätkus kääbikul kõvasti tegemist. suur kohvikann oli just tulele pandud. moonikoogid olid otsas ja päkapikud asusid parajasti võiga määritud odrakakkude kallale, kui kostis vali koputus. mitte kellahelin. väga vihasena ning täielikus segaduses ja hämmelduses tormas Bilbo läbi koridori. see oli kõige täbaram kolmapäev, mida ta iganes mäletas. ta tõmbas ukse järsu ropsuga lahti ja kõik tulijad kukkusid üle läve üksteise otsa hunnikusse. veel päkapikke, veel 4 tükki. ja nende taga seisis Gandalf, kes toetus sauale ning naeris. ta oli ilusa ukse sisse paraja grammi tagunud. ta oli sealt muide ka välja toksinud salamärgi, mille ta eelmisel hommikul oli teinud. tasa, ütles ta. Poleks sinust uskunud, Bilbo, et sa lased sõpradel jalamati peal oodata ja teed siis ukse niiviisi pauguga lahti. luba endale tutvustada. Biffurit, Boffurit, Pomburit, eriti aga Thorinit. Teie teenistuses, ütles Biffur, Boffur ja Pombur, seistes ühte viirgu. siis riputasid nad varna 2 kollast ja 1 helerohelise kapuutsi, lisaks pika hõbetutiga taevasinise. viimane kuulus Thorinile.
ja kohutavalt tähtsale päkapikule, ei kellelegi muule kui Toorin Tammiskilbile endale, kes polnud sellest põrmugi vaimustatud, et ta Bilbo uksematile kõhuli lendas. Pihvur, Pohvur ja Pombur kukil. Pealegi oli Pombur määratu paks ja raske. Toorin oli tõepoolest väga kõrk ja ei maininudki teenistust. Aga kui vaene isand Baggins teab, kui mitu korda vabandust palus, urahtas ta lõpuks. Ei ole viga ja jättis põrnitsemise. Nüüd oleme kõik kohal, ütles Gandalf, silmitsedes 13 kapuutsi. 13 kõige paremat lahti nööbitavat pidukapuutsi ja omaenda kübarad, mis kõik ridamisi nagis rippusid. Päris lõbus kokkutulek. Loodan, et hilinejate jaoks on ka ikka kehakinnitust ja keelekastet jäetud. Mis see on? Tee? Ei, tänan. Mulle paluks natuke punast veini ja mulle ka. Ja vaarikamoosi ja õunakooki ja lihapirukaid ja juustu ja singipirukat ja salatit ja veel kooki ja õlut ja kohvi, kui tohiks paluda, hüüdsid teised päkapikud söögitoast. Ole täitsa poiss, pane paar muna keema, hõikas Gandalf järele, kui kääbik sahvrite poole tümpsis. Ja too külmkana ja soolakurgid lagedale. See paistab mu toidukambrit niisama hästi tundvat, nagu ma ise, mõtles isand Baggins, kes oli omadega juba täiesti segi ja hakkas pikapeale kahtlema, kas viimaks mõni ära neetud seiklus otse ta enda majas käimas ei ole. Selle aja peale, kui ta kõik pudelid ja vaagnad ja noad ja kahvlid ja klaasid ja taldrikud ja lusikad ja muud asjad suurtele kandikutele oli kuhjanud, hakkas tal väga palav. Ta oli näost punane ja mossis. Et suri, kuri ja vanatont neid päkapikke võtaks, ütles ta valjusti. Miks nad ei võiks mulle appi tulla? Aga enne köögiuksel seisis Balin ja Dvalin. Nende selja taga Kili ja Fili ja veel enne, kui ta piuksatadagi jõudis, olid nad kandikud ja paar väikest lauda juhti söögituppa toimetanud ning seal kõik uuesti serveerimiseks valmis seadnud. Piduperemehe kohal istus Gandalf, tema ümber 13 päkapikku. Bilbo ise aga kükitas kamina ees pingikesel, näksis küpsist ja püüdis teha nägu, nagu oleks see kõik täiesti igapäevane asi, millel pole seiklusega midagi ühist. Päkapikud muudkui sõid ja rääkisid ning aeg kadus. Lõpuks lükkasid nad toolid lauast eemale. Bilbo seadis end juba taldrikuid ja klaase koristama. Eks te jääte kõik vist ka õhtusöögile, ütles ta nii viisaka peale tükimatusega, kui oskas. Aga muidugi, vastas Toorin, ja veel kauemakski. Ega me oma asjaajamisega enne ööd valmis ei jõua ja kõigepealt tuleb natuke muusikat teha. Ja nüüd lauda koristama. Selle peale karkasid 12 päkapikku püsti, kõik peale Toorini, sest tema oli liiga tähtis ja jäi Gandalfiga vestlema. Lauanõud kuhjati kõrgetesse virnadesse ja juba nad läksidki kandikuid kasutamata, taldrikukuhja ühe käe peal tasakaalus hoides, kõikidel veel pudel tippu seatud, sellel kui kääbik neile järele sibas ja hirmu pärast peaaegu piiksus. Olge palun ettevaatlikud. Palun, mis te endale tüli teete, ma saan ise hakkama. Aga päkapikud vastasid ainult lauluga. Tassid ja liuad ja klirinal maha, kõveraks kahvlid, nüridaks noad. Seda just Bilbo Baggins ei taha, sodige hästi ära kõik toad. Pudelid katki ja seintele plekid, paisake, lakke, poti seest oad, ribadeks rätid, vaibad ja tekid, riiuleilt jooksma siirupijoad, keevavee katlas kildudeks klaasid, piimaga valgeks põrand ja pliit,
ikka veel terved lambid ja vaasid akendest välja, saatkem nad siit. Seda just Bilbo Baggins ei taha, poiss ära pilla taldrikuid maha. Niisuguseid koledaid tegusid nad tegelikult muidugi ei teinud ja kõik sai välgukiirusel puhtaks pestud ning ilusti ära pandud. Sellal, kui Kääbik keset kööki ringiratast tiirutas, püüdes kõigel silma peal hoida. Kui nad söögituppa tagasi läksid, leidsid nad Thorini jalad kamina võrrel piipu popsimas. Ta puhus ennem nägemata suuri suitsurõngaid ja kuhu ta iganes neil minna käskis, sinna nad ka läksid. Korstnast üles või kaminasimbil seisva kella taha või laua alla või lae alla keerlema, aga kuhu nad siis ka läksid, Gandalfi eest nad ei pääsenud. Pops saatis tooma lühikesest savipiibust väiksema suitsurõnga igast Thorini rõngast läbi. Selle nalja peale muutusid Gandalfi suitsurõngad roheliseks, tulid võluri juurde tagasi ning jäid tema pea kohale hõljuma. Neid oli sinna kogunenud terve pilv ja hämaras valguses andis see talle kummalise ning nõialiku välimuse. Bilbo seisis ja vaatas vaikides pealt. Talle meeldisid suitsurõngad ning tuletas punastades meelde, kui uhke ta oli olnud eile hommikul oma suitsurõngaste üle, mida ta tuule toetusel üle kümka oli saatnud. Nüüd teeme muusikat, ütles Thorin, tooge pillid välja. Kili ja Fili jooksid oma kottide järele ja tulid tagasi väikeste viiulitega. Doori, Noori ja Oori tõid kuskilt kuuelmaalt lagedale flöödi. Pombur tassis eeskujast kohale trummi. Ka Piffur ja Puhvur väljusid ning naasid kumbki oma klarnetiga, mille nad tulles jalutuskepi hoidjasse olid pistnud. Dvalin ja Balin ütlesid, vabandust, meie pillid jäid ukse taha. Tooge siis minu oma ka ära, ütles Thorin. Nad tulid tagasi enda suuruste viooladega ja Thorini rohelisse kalevisse mähitud kandlega. See oli ilus kuldne kannel ja kui Thorin selle keeli puudutas, hakkas kogu ansambel nii ootamatult ja mahedalt mängima, et Bilbo kõik muu unustas ja hõljus ära tundmatutele maadele, võõraste kuude alla, kaugele üle vee ja väga kaugele oma kääbikuurust künka sees. Väikesest künkanõlvas olevast aknast tuli tuppa pimedus. Kaminas vilkus tuli, oli alles aprillikuu, aga nad mängisid ikka edasi ning seinal kõikus Gandalfi habemevari. Pikapeale vajus kogu tuba pimedusse. Tuli kustus, varjud hääbusid, aga nemad mängisid ikka veel ja äkki hakkas üks neist pillimängusaatel laulma ja siis veel teine, nii nagu päkapikud ikka oma igivanades sügavates kodukoobastes sügava tõrre häälega laulavad. Siin on üks osa nende laulust, kui see ilma muusikata üldse nende laulu moodi olla saab. Nüüd mingem siit veel Koidu eel, on udused külmad mäed me teel, kuid kaugemal ürgkalju all me võlukuld meid ootab veel. Ja seal muiste päkapiku sool käis sügaval koopais igal pool, kus päev, kus öö, virksepatöö ning nõidus tappi võttes hool. Sai kuningas neilt aardeid häid, mis kuldselt sädemeilema jäid. Nad ehteid lõid, mis valgust tõid ja pärli kirevaid mõõgapäid. Kui nad niiviisi laulsid, tundis Kääbik, kuidas temas äkki tärkas armastus osavate kätega ja võluväega valmistatud kaunite asjade vastu. Terav ning kade armastus päkapikulikult südame ihaalus. Temas tõstis pead tookide vaim, ta ihkas rändama minna ja näha kõrgeid mägesid, kuulda männipuude ja koskede kohinat,
uurida koopaid ja kanda jalutuskepi asemel mõõka. Ta vaatas aknast välja, puulatvade kohal tumedas taevas särasid tähed. Ta mõtles päkapikkude kalliskividele, mis pimedates kaljukoobastes hiilgavad. Järsku tõusis vee tagant metsast tulekeel. Keegi vist süütas lõkke ning talle viirastusid rüüstajad lohed, kes laskuvad tema vaiksele künkale ja pistavad selle üleni põlema. Värin jooksis tal üle ihu ja seda maitsai temast jälle künkaaluse taganurga harilik isand Pägins. Võbisedes tõusis ta püsti. Vähem kui poolenisti tahtis ta minna lampi tooma, aga rohkem kui poolenisti tahtis ta ainult teeselda, et läheb. Ja selle asemel hoopis keldrisse õllevaatide taha peitu pugeda ning mitte enne välja tulla, kui kõik päkapikud on läinud. Äkki märkas ta, et laul ja mäng on vaikinud ning kõik vahivad teda pimeduses hiilgavate silmadega. Kuhu sa tahad minna? Küsis Toorin toonil, mis kõlas nii, nagu oleks ta kääbiku mõlemad mõttesuunad ära aimanud. Võib-olla võtaks tule üles, ütles Bilbo vabandamalt. Meile meeldib pimedus, ütlesid päkapikud. Tume öö ja tumedad lood. Koiduni on veel mitu tundi aega. Jah, muidugi, vastas Bilbo ja võttis kähkuistet. Ta istus aga pingist mööda ja potsatas kamina võrele, ajades roobi ja kühvli kolinan ümber. Tasa, ütles Gandalf. Las Toorin kõneleb. Ja Toorin alustas nõnda. Gandalf, päkapikud ja isand Pägins. Me oleme kogunenud siia, et oma sõbra ja kaasvandeseltslase kõige oivalisema ja hulljulgema kääbiku Majja ärgu karvata varvastelt iial välja langegu. Au ja kiitus tema veinile ja õllele. Ta pidas vahet, et hinge tõmmata ja ära oodata kääbiku viisakusavaldused, kuid komplimendid vaese Bilbo Bagginsi aadressil olid täiesti maha visatud. Peo peremees maigutas suud, püüdes vastu vaielda hulljulgele ja veelgi koledamale kaasvandeseltslasele, milleks teda nimetati, kuid ei suutnud piuksugi teha. Niivõrd oli ta rabatud. Niisiis pidi Toorin ise jätkama. Me oleme kokku tulnud, et arutada oma plaane, oma taktikat, võimalusi, kavatsusi ja nende teostamise vahendeid. Varsti veel enne päeva algust asume pikale teekonnale. Teekonnale, kust mõned meist, võib-olla isegi mitte keegi, iial tagasi ei pöördu. On kätte jõudnud pühalik hetk. Meie eesmärk, nagu ma eeldan, on kõigile hästi teada. Auväärt isand Bagginsile ja võib-olla paarile nooremale päkapikule oleks ehk siiski vaja momendi tegelikku olukorda lühidalt selgitada. See oli Toorini stiil. Ta oli tähtis päkapikk. Kui talle oleks võimalust antud, oleks ta vist sel kombel jätkanud kuni nõrkemiseni, ilma et ta oleks midagi öelnud, mida keegi parem ei teadnud. Aga talle segati jämedalt vahele. Vaene Bilbo ei suutnud seda enam taluda. Sõnade juures iial tagasi ei pöördu, tundis ta, kuidas ahastav karje ta hinges ülespoole tungib ja õige pea purskuski see välja, nagu veduri viletunneli suust. Kõik päkapikud kargasid jalule, paisates laua ümber. Gandalf lõi võlukepi otsast sinist tuld ja selle tulevärgi helenduses nägid kõik, kuidas vaene väike kääbik põlvili kaminavaibal kössitas ja üleni vabises nagu sulama hakanud sült.
siis vajus ta kõhuli põrandale ja kriiskas järelejätmatult. Välk lõi maha. Tükk aega ei kuulnud nad tema suust midagi muud. Lõpuks tassisid nad ta jalust ära, seadsid elutoa sohvale pikali, panid joogiklaasi käeulatusse ja läksid ise tagasi oma tumedaid asju ajama. Nõrganärviline mehike, ütles Gandalf, kui nad uuesti istet võtsid. Naljakas, et tal sellised veidrad hood peal käivad. Aga ta on siiski üks paremaid mehi. Üks paremaid. Metsik nagu kitsikusse aetud lohe. Kui sa oled kunagi juhtunud nägema kitsikusse aetud lohet, mõistad muidugi, et mis tahes kääbiku puhul oli see üksnes luuleline liialdus. Isegi vana Tooki, vanaonu, Möirahärja puhul, kes oli olnud nii tohutu suur, et sai hobuse seljas ratsutada. Roheliste väljade lahingus ründas ta Hiireherne mäekollide vägesid ja kopsas nende kuninga Kolmfimbuuli peapuunujaga ühe hoobil otsast. See lendas 100 jardi läbi õhu ja kukkus otse küüliku urgu. Sellega oli lahing võidetud ja ühtlasi ka golfimäng leiutatud. Ent vahepeal toibus Möirahärja pisut õrnatundelisem järeltulija elutoa sohval. Veidi aja pärast oma klaasi tühjaks joonud, hiilis ta kartlikult võõrastetua ukse juurde ja seal kuulis ta Gloini suust. Kas te arvate, et temast on üldse asja? Väga tore, et Gandalf seda kääbikut metsikuks nimetab, aga ühest niisugusest röögatusest erutushetkel piisab täiesti, et lohet ja kõiki ta sugulasi üles ajada ning meid teisi kõige täiega surma suhu saata. Minu meelest kõlas see küll pigem hirmu kui erutuse moodi. Ausalt öeldes, kui ukse peal poleks märki olnud, oleksin tõesti arvanud, et sattusime valesse majja. Nii kui ma seda vennikest nägin, kes seal lävel koogutas ja puhkis, tekkis mul kohe kahtlus. Näeb teine igatahes rohkem vürtspoodniku kui murdvarga järele välja. Nüüd vajutas isand Baggins lingile ja astus sisse. Tookide veri oli temas võidule pääsenud. Ta tundis äkki, et on valmis voodist ja toidustki loobuma, peaasi, et teda metsikuks peetakse. Sõna vennike, kes seal lävel koogutas, ajasid ta juba peaaegu tõesti metsikuks. Palju kordi hiljem kahetses Bagginsite veri temast tagantjärele, mida ta seekord tegi ja ta lausus endamisi. Bilbo, sa olid loll, sa ise tükkisid siia, ise ronisid lõksu. Vabandage väga, et ma teie sõnu praegu pealt kuulsin. Ma ei mõtlegi väita, nagu saaksin ma aru, millest te räägite või mida tähendavad teie vihjed murdvarastele, kuid arvatavasti mõistan ma teid õigesti, et teie meelest ei ole minust asja, aga küll te näete, minu uksel ei ole mingeid märke. Nädal tagasi on see värskelt värvitud. Ja ma olen päris kindel, et sattusite valesse majja. Nii kui ma teie naljakaid nägusid uksel nägin, tekkis mul kohe kahtlus. Aga tehke, nagu oleks see siiski õige koht. Öelge, mida te minult nõuate ja ma katsun seda täita, kui ma ka peaksin jalgsi idade itta vantsima ja pära kõrbes hirmsate lipamadudega võitlema. Mul oli kunagi vanaonu Möirahärg Took. Jah, aga see oli väga ammu, ütles Gloin. Mina rääkisin sinust ja ma kinnitan sulle, et sellel uksel on märk, tavaline ametimärk, mida üldiselt kasutatakse või vähemalt kasutati. Murdvaras otsib sobivat, hästi põnevat ja korralikku tasuvat tööotsa. Nii seda tavaliselt välja loetaksegi. Kui sulle meeldib, võid ju murdvarga asemel öelda väljaõppinud aardekütt. Mõned ütlevad nii, meil ükskõik. Gandalf rääkis meile,
et siinkandis on üks niisugune mees jalamaid valmis tööle asuma ja et tema olevat kolmapäeval tee ajal siin majas kokkusaamise korraldanud. Märk on loomulikult olemas, ütles Gandalf. Ma ise tegin selle ja täiesti põhjendatult. Te palusite, et ma teie ekspeditsiooni jaoks 14. mehe otsiksin ja mina valisin isand Bagginsi. Kui keegi veel julgeb öelda, et ma vale mehe või vale maja valisin, võite 13 jääda ja kogu sellega kaasneva ebaõnne kaela saada või vastasel korral minna tagasi sütt kaevama. Ta õllitas Gloini nii tigedalt, et päkapikk oma tugitoolis kössi tõmbus ja kui Bilbo tegi suu lahti, et midagi küsida, pöördus ta põrnitsedes tema poole ning turritas oma puhmas kulme nii, et Bilbo suu plaksti kinni läks. Vaat nõnda, ütles Gandalf. Mis siin enam vaielda? Mina olen isand Bagginsi välja valinud ja sellest peaks teile kõigile piisama. Kui ma ütlen, et ta on murdvaras, siis ta ka on murdvaras või saab selleks, kui aeg tuleb. Temas peitub tublisti rohkem, kui te arvata oskate ja hulga rohkem, kui ta ise aimab. Ükskord te võib-olla veel tänate mind. Noh, Bilbo, mu poeg, too lamp ja vaatame seda asja natuke valguse käes. Ja siinkohal jääb meie jutt pooleli. Nägemiseni!